Aga lähme siis edasi, et kuidas siis praegu veebikoolis me testime neid õpiprogramme. Et ma jagan korraks ekraani ka ja näitan, et kõige olulisem asi on, me peame aru saama, et enne kui me hakkame tegema suuremaid töösid või tegevusi ja reklaamima midagi ja reklaamiraha alla panema ja kõike muud, mis läheb sinna koolituste tegemisega, me peame kõigepealt üldse aru saama, et kas see on asi, mida üldse inimesed tahavad. Ja põhimõtteliselt siis meil ongi turu-uuringu tegemine on 4 erinevast etapis, et sa võid siit endale ka võtta, aga kõik saab alguse siis süvauuringust, et kõigepealt siis kõige lihtsam nii-öelda madalal rippuv õun on võtta Gemini või ChatGPT ja panna sinna siis süvauuring. Et on siis selline prompt, et kõigepealt me sisestame siia, mida me tahame müüa, mis on see lubadus, mida kliendile me tahame anda ja kes on see sihtrühm. Ja siis see prompt on laias laastus on selline, et otsi üles infot just foorumitest, sellest erinevatest sellistest gruppidest, et mitte blogipostitustest, sest tavaliselt blogipostitusi toodetakse ka hästi massiliselt AI abil juba ja enamasti need on alati siis ka mingi reklaampostitused või see ei proovi olla see sisuturundus on ju, mis ei anna seda õiget infot kätte. Ehk siis see sisend, mida me tahame selle süvauuringuga saada, on tegelikult see, mida inimesed siis päriselt räägivad. Ja me oleme siis kasutanud niisugust tööriista nagu Lovable, nii et kui selle süvauuringu on siis AI ära teinud, et see võib võtta kuskil 10-15 minutit, sõltub kui suure ja põhjaliku promptida sille oled andnud, siis viskad selle jälle nii-öelda AI-sse ette ja AI annab sulle siis, korjab välja erinevad terminid, mida inimesed on öelnud ja pakub ka mingi lahenduse, et mis võiks olla siis see turulünk, mida teised võib-olla ei paku, millest kasutajad või kliendid, sinu potentsiaalsed kliendid tegelikult võiks puudust tunda. Ja järgmine samm on siis selline asi, et koguda kokku Facebooki gruppidest info. Üldiselt on seda minu meelest ikkagi keeruline teha. AI ikkagi Facebooki väga kaitseb ja LinkedIn kaitseb oma sisu, et see, mis praegu meie oleme siin ühendanud ära, on selline tööriist nagu Apify, kus siis ongi sellised scraperid. Et kui ma nüüd panen siia siis lingi ja see peab olema siis avalik, public Facebooki grupp, et mitte nagu kinnine ja privaatne. Ja kui ma panen selle lingi ja siis ma olen seadistanud siin niimoodi ka, et Apify'l on siis 2 erinevat scraperit, üks on kiire, odav ja teine on natukene põhjalikum ja kallim, et siis sõltub palju ma neid krediite siis seal Apify's nagu kulutada tahan ja annan talle need lingid, sotsiaalmeedia lingid ette ja siis käivitan ta. Ja siis ta ütleb mulle tulemuse, et palju ta üldse postitusi leidis nende vastavate märksõnadega, mida ma tahan, et otsiks mulle siis. Aga kas sul on mingit kogemust, Katrin, nende skreipimisega just nagu sotsiaalmeedia postitusi ja sellist asju? Mina tegin ühe Make'i sellise automaatika, mis siis ka kasutas seda sama Apify'd, et tundub, et see on selline standard või kõige lihtsam ka kasutada. Ja siis mõte oli selles, et sa võtad mingite enda samas valdkonnas tegutsevate lehtede need sotsiaalmeediakontod, annad need ette ja siis paned näiteks, seal sa valid, et näiteks viimase 30 päeva, et ta tõmbaks mulle Google Sheetsi kõikide siis nende, kas siis konkurentide või tahad mingist valdkonnas ennast kurssi viia, viimase 30 päeva postitused ja saad ise määrata, mis väljade peale tuleb, et ma panin, et ta paneks postituse lingi, postituse teksti, ja siis mis iganes avalikku statistikat seal selle postituse kohta on, et kas seal on näiteks vaatamiste arv, likeide arv, kommenteerimiste arv, et seda sai kasutada siis Instagrami ma sain ilusti sisse tõmmata, YouTube'i sai ja minust sai Facebooki ka ja siis LinkedIn'i juures jäi toppama, et seal jah, LinkedIn'il on see veits keeruline, et nad ei taha, et sealt neid andmeid välja võetakse. Mulle tule see tööriist meelde, tegelikult üks tööriist on olemas, kui mul Phantom Buster on üks, mida... Ja, aga üks oli veel, mis oli päris hea LinkedIni jaoks, aga ei tule praegu hetkel meelde. Aga LinkedInis on oht ka bänn saada, kui see mingi et aga siis, ja see mõte sellel skreipimisel oligi see, et ma korjad need postitused kokku, võtad selle statistika ja siis, kuna see on siit, siis sa saad ju arvutada, et siis vaadata ära, mis on siis näiteks viimase 30 päeva selle valdkonna kõige suurema engagement rate'iga postitused olnud. Et võtadki näiteks vaatamiste arvu ja engagement'i jagad selle suhte ära, et siis sa näed, mis selles valdkonnas võiksid olla põnevad teemad ja postitused, et siis
mitte ise hakata testima, vaid et sul oleks mingi stardipositsioon, kus siis hakata mõtlema, millest ma võiksin siis rääkida või mis teemad nagu seda sihtrühma huvitavad. Väga kaval nipp. Panid selle nippi kirja ilusti. Jaa. Väga hea, ma jagan edasi, et järgmised faasid, mida oleks hea teha, ongi, et sa kogud on ju võimalikult palju siis süvauuringu kaudu infot kokku, siis sa kogud Facebookis, mida sinu sihtrühm siis teatud märksõnadega räägib. Vanasti ma tegin seda käsitsi, läksin gruppi ja panin otsingu sõna ja siis otsisin ja tegelikult sain ka väga kasulikku infot. Ja siis loomulikult massküsitlus, et kui sul on näiteks olemas juba kas mingi soe list või sul on näiteks partneritel olemas mingisugune soe list, et siis tegelikult tasub alati nii-öelda selliste mustrite kättesaamiseks teha ka massanalüüsi, et teedki Google Formsi, teed selle ära, siis meie oleme siin loonud, et saab nagu selle sisestada, need vastused siia, et siis AI, kui me jõuame siia 5. sammu, et siin siis AI teeks nagu kõikide nende etappide kohta mingisugused järeldused. Ja 4. on kõige ebamugavam võib-olla, selline, mida nagu vähemalt, ma ei tea, oleneb inimestest, aga võib-olla see ei ole see, mida ma kohe tõttaks tegema, et ma ise tahaks kohe süvauuringut ja siis Scraperi panna tööle, ise sellised passiivseid asju teha, aga tegelikult kõige kasulikum on minu meelest ikkagi need 1-1 intervjuud, kus sa võtadki, ma ei tea, kliendi, kõige parem on minu meelest seda teha Zoomis, sellepärast, et sa saad siis transkriptida, et kui sa küsid, et milline on hea küsimustik näiteks Google Forms, et mis seal olema peaks. Et kui varem pidi olema hästi tugev balanss selle vahel, et sul on nagu vastuse variandid nii-öelda valikvastustena, et inimene lihtsalt tuleb, teeb tõk-tõk-tõk linnukesed ja valib nagu vastused, siis täna mina soovitaks kõikidele ettevõtjatele teha võimalikult palju avatud vastuseid, et inimesed saaksid tekstiliselt ise küsida, ise vastata. Ja siis tuleb tihti on ju ka premeerida inimesi mingi suurema auhinnaga, sest et tegelikult see linnukese tegemine võtab palju vähem aega kui mingi väljade täitmine. Aga see on just sellepärast kasulik, et sa saad sealt, see on kuld, mis sa saad sealt tegelikult. Ma korraks näitan mõnda sammusid edasi ka, et võib-olla sinu jaoks ka on hea, nagu keegi just ütles siin enne, et pole süsteemi, et võib-olla siis ka see on hea mõte, nagu kuidas seda süsteemi luua endale, et kui sa oled selle sisendi nüüd klientide käest kätte saanud, siis järgmine tase võikski olla päris testimine. Aga siin mõned sellised testimise taktikad näitan ka. Kõige sellised lemmikumad, mida meie kasutame, on postitus Facebooki gruppi. Et see peabki olema siis selline, et sa küsid, et kas see teema üldse kõnetab, et üldse aru saada, kas inimestel on huvi ja siis tasub jälle mingisugune auhind sinna panna, näiteks auhinnaks võibki olla seesama toode, mida sa müüd või teenus, mida sa müüd, et siis valideerid kohe ära ka õiged kliendid, sest testimise minu meelest number 1 reegel on see, et ole kindel, et sa testid õige sihtrühma peal. Et kui sa testid vale sihtrühma peal, siis sa lihtsalt saad väga vale sisendi enda jaoks ja võib-olla viskad nurka mingisuguse äriidee, mis tegelikult võiks väga hästi töötada. Siis kui on olemas list, see list on, sellest me jõuame täna rääkida, et see list on väga-väga oluline päevast number 1 hakata koguma endale, aga see on ka hea viis, kui sa saad nagu listiga siis testida. Ja siis on see sissemaksed oma. Aga siis võib olla näiteks veel mingisugused minitöötoad, võivad olla partneri mingisugune postituskiri, mida ta teeb. See partneriga koostöö sobib väga hästi, kui sul ei ole, kui sa oled alustav ettevõtja ja sul ei ole endal veel seda sooja listi olemas, et siis tasub kindlasti mõtelda, et kes võiks olla, kes minuga koostöös on ju, kellel on juba kontaktid olemas, et see on tihti parem kui lihtsalt nagu ütleme külm selline reklaam. Ja siis erinevad sellised taktikad, mida sa tegelikult võid küsida vabalt ka oma kontekstis just AI käest.